Tere armsad, lähme üle pika aja energiate juurde ja vaatame, mis see nädalavahetus oma energiate poolest meile toob. Mul on tunne, et teemaks on praegu suhted. Midagi suhete tasandil on õhus või lahtine. Aga vaatame ka, mida kaardid räägivad. Enne veel teen väikese reklaami. Viimane video, mis ma postitasin, kus ma jagasin enda lugu ja tegin kakaod. Mul on hea meel, et nii mõnigi tundis huvi, mis asi see kakao on. Miks seda teha ja kus seda saab. Selline koht nagu kundaliinikakao.ee. Sealt sa leiad 3 erinevat sortimenti kakaod ja sooduskoodiga Mairi10 saad sa sealt tellida kakaod natukene soodsamalt. Ja sealt kodulehelt sa tegelikult leiad ka juhendid ja ka natukene õpetusi, miks ja kuidas kakaod teha üldse ja mille jaoks see hea on. Et lisaks spirituaalsetele omadustele aidates sind löögastusse viia, milles saab hakata toimuma sinu avardumine ja tervenemine, siis tegelikult on ka füsioloogilised, kui see on nüüd õige öelda, kasulikud omadused. See on kakao, puhas kakao, on väga magneesiumirikas, väga rauarikas. Seal on need keerulised sõnad, mida ma nimetada ei oska, aga ained, mis vähendavad kehas põletikku ja on ka seedimisele väga kasulikud. Aga lähme energiate juurde, nagu ma ütlesin, tunnen, et üleval on suhteteemad. Vaatame, kas siit, ma tõmban esmalt sõnumikaardid ja vaatame, mida need meile ütlevad ja mis sõnum siit kollektiivile tahab läbi tulla või mis teema, mida peaks siin praegu jagama. Nii, no abivalmis inimene tuleb juba mingisugune suhteteema siit ülesse. Abivalmis inimene, keegi tahab sind aidata. Ma olen seda kaarti enne ka siin teile tõmmanud ja ma olen alati öelnud, et minule seostub see pigem looritaguse maailmaga. Vaatame, kas sealt tuleb mingi selline energia. Keegi on valmis sind aitama, sind suunama, sinu mured kuulama. Aga esimene samm on vaja sinul astuda selle kontakti poole. Vaja anda märku, et sa vajad tuge või et sa vajad kuulamist ja sa vajad praegu mõistmist. Et tihtipeale me ootame abi. Aga iga inimene ei peagi teadma, et sa vajad abi. Sa kindlasti oled kuulnud seda lauset, et tuppu ja pääsemine nuppu ja enda asi. See tähendabki seda, et kui sa tunned, et sa oled hädas, tee suu lahti. Julge endale tunnistada, julge abi küsida. Ja tihtipeale me ju abi ei julge ka küsida sellepärast, et meil on lapsepõlvest kaasas mingisugune võõras hääl. Või nii-öelda see kodeering, et kui sa abi küsid, siis sa oled saamatu. Kui sa abi küsid, siis sul peab ilmtingimata olema ka midagi vastu anda. Kui sa abi küsid, siis sa oled teistele koormaks ja nii edasi, eks ole. Et need sellised kodeeringud meie peas on ja võib-olla see ongi praegu see koht, kus endasse vaadata, et kas sa julged ennast teha haavatavaks ja öelda, et ma ei tule praegu üksinda toime, ma vajan sinu tuge. Ja tegelikult sa märkad, et neid inimesi, kes sinu kõrval olla tahavad, neid inimesi tegelikult on. Kukkus selline kaart välja nagu transformatsioon. Ja näitab siin inimest leekides. Ja see on selline transformatsioon, kus
kus täielikult üks kiht saab maha põleda, maha kukkuda. Ja see ongi võib-olla see hirmu koht, kus ei julge ennast märgatavaks ja haavatavaks teha. Nii, vaatame, mis siit veel tuleb. Mulle juba meeldib see pakialune kaart. Pühendumine ja paki all on selline kaart nagu piirid. Me hästi tihti räägime sellest, et või kuidas ma nagu inimesi näen, kaasa arvatud ma ise olen olnud ka selline ohvri rollis, et kui keegi teeb meile halba või ütleb meile halba, siis me justkui nagu kukume ohvrisse ja ütleme, et tema sõitis mu piiridest üle. Aga tegelikult ei saa ükski teine inimene sõita sinu piiridest üle, kui sul ei ole endaga piirid paigas. Ja endaga austavad ja armastavad piirid paigas. Kui sul on need paigas, sa oled endaga austavas ja armastavas suhtes, siis tegelikult sa ei pane ennast olukorda, kus keegi saab sinust üle sõita. Või vähemalt sa eemaldad ennast sellest ja ei lase ennast mõjutada sellest, et tema puksib sinu piire nii-öelda lõdvemaks. Ja nende piiride hoidmine iseenda osas on hästi-hästi oluline ja samuti ka vastupidi, et sa ei sõida teisele sisse. See kuldne kesktee, kui me räägime siin praegu abi küsimisest ja abi palumisest, et sul on õigus abi saada, sul on õigus olla abistatav, eks ole, sul on õigus olla haavatav ja saada seda tuge, aga sul ei ole õigus teisele sisse sõita ja nõuda talt seda, et sa pead. Mitte keegi ei pea sind aitama, toetama ja abistama, kui see ei ole tema võimuses, kui ta tunneb, et ta ei taha ja ta ei saa. Ja see ongi see kuldne kesktee koht nüüd, et sa saad endas aru, et minu piirid on sellised, et ma olen väärt hoidmist ja hoitust, aga ma ei sõida sellega teistele sisse ja ei nõua teistelt seda. Et see energia peab olema nii-öelda nagu magneetiline, et sinu väärtuse tundest, mis sinu sees on, tekib energeetiliselt ise see koht, et sinu kõrvale tekib inimene, kes saab sind aidata või tähendab soovib sind aidata. Ma loodan, et mu jutt on praegu selline loogiline. Et kui me väliselt kogeme seda tõrjutust ja inimesed ei taha meie jaoks olemas olla, siis väline ei teki kunagi ise. Väline on millegi tulemus, millegi reaktsioon ja see välise reaalsuse loome sõltub sellest, mis sagedust me enda seest välja anname. Ja kui me kogeme pidevalt, et me oleme üksi oma muredes ja meil ei ole tuge, siis meie alateadvuses kuskil on see arvamus, et me peamegi olema üksi ja me ei tohigi abi küsida, sest see näitab midagi meie kohta, eks ole. Et selline see reaalsusloome on paraku ja midagi seal inimsuhetes tahab transformatsiooni minna, kus me julgeksime näidata rohkem oma piire, aga mitte alla andes ja üle sõites, eks ole. Et see on see tunnetuse küsimus, jälle enesetunnetuse küsimus, kui hästi sa oskad ennast tunnetada ja samas kui hästi sa oskad ruumi lugeda. Ja kui pühendunud sa oled iseenda tundmaõppimisele, ma korraks tšekkan selle kaardi tähendust ka. See kaart viitab ka uskumussüsteemile, et milline on sinu uskumussüsteem, kui pühendunud sa oled oma uskumussüsteemidele ja see ka ju peegeldub, et kui sa oled kogu aeg kogenud ühte reaalsust, mis sulle ei meeldi, siis järelikult sinu uskumussüsteem ongi selline, midagi su alateadvuses loob sellist reaalsust, mis peegeldab sinu sisemisi koode, seda uskumussüsteemi ja seda, mida sa kogu aeg oled nii-öelda universumina välja paisanud, et me tihtipeale räägime
sellest, kuidas universum meid mõjutab ja universum meile annab, eks ole. Et mina näen ka universumit kui energiat, aga see on energia, mis reageerib meile, milles ei teki reaktsioon esimesena enne meid, vaid see reaktsioon tekib läbi meie ja siis hakkab see universum vastavalt toimima, kas siis meilt ära võttes või meile andes, oleneb kõik, mida me endale alateadvuses sisestame. Sest meie reaalsust ju juhib, kui ma nüüd ei eksi, siis 90–95% meie alateadvus. See pisikene 5% osa, 10–5% see osa on meie teadlik teadvus. Ja see on ju tegelikult nii väikene osa. Ja meie alateadvus on nii tume maa, must maa, aga ometi see kontrollib meid tohutul määral. Nii, piilume sinna tarokaartidesse ka, mis on see nädalavahetuse sõnum ja teema kollektiivile. Nii, mõõkade 5. Mõõkade 5 on üldiselt konfliktikaart, aga siia vahele tuleb ka selline heaolukaart, väga siuke segane energia. Konfliktid on õhus, hirmud on õhus. Selline tunne, et seisa paigal. Sa oled nagu justkui tardunud mingisugusesse kas mälestusse või mingisugusesse hetkesse, sa ei tea, kuidas sealt edasi minna. Seal tuli kas siis konflikt või mingi segadus ülesse. Ja nüüd on see hetk. Aga mis edasi? Kuidas edasi? Mida peaks ütlema, mida peaks tegema? Erinevad hirmud tulevad ülesse. See lahendus presenteerib ennast. Mul on tunne, et ta juba on ennast presenteerinud, aga sa ei tunne ära, sest ta on liiga teistmoodi. See on midagi sellist, mida sa ei ole harrinud lahendusena võtma. Ja see nädalavahetus sulle praegu võibki nii-öelda selle tasakaalu tuua või selle märkamise, et okei, tegelikult ma võin ka niimoodi. Ma saan seda teistmoodi lahendada või ma ei peagi seda üldse lahendama. Ei olegi minu asi seda lahendada ja lasedki täiesti on mis on, it is what it is ja energia töötab ise, eks ole. Et vabastad ennast täiesti. Kena on see, et siia tulevad tasakaalukaardid, aga seda tasakaalu segab nagu ikka see, mis toimub siin meie mõttetasandil ja me jõuame tagasi sinna, mis on sinu uskumussüsteemid. Kas sa usud, et see olukord on tulnud sind lammutama, siis see ongi tulnud sind lammutama. Kui sa usud, et see olukord on tulnud sulle midagi olulist sinu kohta näitama, et sa saaksid ennast tõsta, siis sa leiadki sealt selle olulise seemne, mis on tulnud sinule, mille abil sa saad ennast tõsta ja avardada. Et kõik on nii, nagu sa enda sisemuses usud, eks ole, ja universumile välja annad. Ja samamoodi sa võid nii nagu mina teen, kui on mõni väljapääsmatu olukord pealt näha, kus ma esialgu ei oska lahendust leida või seisukohta võtta, siis ma alati ütlen, maailm, palun näita mulle, mis ma peaksin tegema või mis on see õige lahendus või mis on see iva, mida ma siit õppima pean. Ja usu mind, sa leiad selle, sest sina annad impulsi maailmale, sellele välisele reaalsusele. Väline reaalsus ei tekita enne mitte midagi, kui pole tekkinud impulssi ja selle impulsi andja oled sina. See tähendabki, et meie oleme loojad. Ma loon selle võimaluse, et ma leian siit selle lahenduse ja selle seemne, mis mind välja aitab. Ma loon nii-öelda selle mulli ja sinna mulli sisse saab tekkida universumi poolt see lahendus ise. Aga impulss tuleb sinu enda seest, eks ole. Teemaks siin muidugi on ka minevik. Et kas sa märkad
selle mineviku valu asemel. Ja kui sa oskad enda jaoks selle valu pöörata tänulikkuseks ja selleks, et okei, kui palju ma siit õppisin ja kui palju ma märkasin ja kui palju ma enda kohta teada sain, mitte läbi selle, et ma nägin, et see inimene on paha ja see inimene on halb ja see on vastik ja jumal tänatud, et ma temast lahti sain, vaid läbi iseenda. Ma märkasin, et ma olen ennast hoidnud kuskil kohas liiga kaua kinni, ma märkasin, et mind hoidis seal kinni vot see valu. Ma märkan, et mina olin see, kes iseennast selles situatsioonis kinni hoidis, sest ma ei osanud kehtestada piire iseendaga. Kõike võtad läbi iseenda, eks ole. Ja kui sa märkad selle karikate 5 valu läbi, siis saatuse ratas tuleb ja keerab sul kõik teistpidi, heas mõttes, ja loob sulle uue alguse. Saatuse ratas tarokaardi või tarosüsteemis on nii-öelda jumalik sekkumine. Et sa oled jõudnud enda arengus õigesse hetkesse, õigesse märkamisse ja nüüd me sekkume, nüüd me saame sulle anda selle järgmise klotsi nii-öelda, et sa saaksid edasi ronida. Paki all tuleb ilusasti jõukaart. Tuleb ka uuesti see konfliktikaart, seda üldist energiat siia näitama, et see lahendus justkui nagu tahetakse sulle anda, sa oma peas oled jällegi hästi-hästi segaduses, kui ma võtan selle jutu kokku praegu, et sinu peas tekib sellest olukorrast nagu hästi suur segadus, sest see olukord nõuab sinult teise nurga alla vaatamist ja teistmoodi lähenemist ja võib-olla isegi täiesti mitte reageerimist ja mitte vastu võitlemist. Et alati ei ole vaja lõpuni võidelda, et võitjaks tulla. Vahest on lihtsalt vaja mõõk nurka visata ja öelda, et nii ongi, mis siin praegu on. Ja usu mind, siis kukuvad kõik teised mõõgad ka. Et seda tulemust, ühesõnaga, nädalavahetus, nagu ma ütlesin, ta presenteerib sulle seda pakkumist ja võimalust ja sa isegi näed nagu tulemust sellele olukorrale, et okei, sa oled metsikult palju pingutanud ja mitte pingutanud, andnud ja mitte teinud, et sa oled justkui nagu otsinud mitmeid lahendusi, aga ei ole tulemust. Siis jõukaart ja müntide 7 ütlevad mulle, et see tulemus võib ennast näidata ja sul võibki reaalselt tekkida see tunne, et okei, ma olen sellest edasi liikunud, see olukord lahenes, see olukord võttiski mingisuguse suuna, sest ma pidasin vastu. Ja kui taro siia lugemisse tuleb jõukaart, siis see jõukaart ei sümboliseeri mitte kunagi võitlust, see sümboliseerib seda stabiilselt sisemist, kindlameelselt enesekindlust, mis ei ole väljapoole karjuv, eks ole, vaid see on see vaikne enesekindlus. Niisugune hästi stabiilne ja vot sellise hoiakuga see tegelikult kogu selles olukorras rahu saavutadki, et lennaku need mõõgad ja need püstolikuulid sinu ümber nii palju kui tahavad, eks ole, et pommitagu see inimene sind nii palju kui tahab, sind see ei mõjuta. Sind ei ole võimalik kõigutada ja see, mida ta pommitab, on tema enda haavad ja ta lihtsalt loodab, et keegi kinnitaks tema valu või siis lohutaks tema valu, aga see ei ole sinu asi, eks ole. Et vahet ei ole, kuidas ta seda väljendab. Sinu asi on jääda paigale, endale kindlaks ja see olukord võib täiesti vabalt, rahulikult ise laheneda. Muidugi see ei tähenda, et kui sina jääd rahusse ja paigale, et sinus ei teki üles triggerid, see on hästi normaalne, et tekivad. Aga nüüd on see vahe, et kas sa nende triggerite pealt tormad vasturünnakule või sa vaatad enda sisse, okei, et see olukord peegeldas minus üles, vaat selle valu ma vaatan sinna sisse. Mis hästi tihti just naisterahvastel. Ma ei taha siin liiga sirget joont ka tõmmata, kindlasti ka meestel on niimoodi, et kui tekib konflikt ja teine inimene reageerib ja hakkab nagu oma nooli viskama ja kuidagi nagu ründama, siis automaatselt tekib see tunne, et okei, ma olen ise selle olukorra esile kutsunud, ma olen süüdi. Ja nüüd on see vahe, kas
sa tunnistad süüd teise inimese karma eest või sa tunnistad endale, et see olukord peegeldab sinu sees üles süütunnet ja sul on vaja sinna sisse vaadata. Et mitte võtta süüd ja vastutust teise inimese valu ja karma eest, vaid sa võtad vastutuse selle eest, et sa tunnistad endale, et ma tunnen ennast praegu selles olukorras süüdi. Okei, ma nüüd hingan ja vaatan sinna sisse, miks ma ennast selles olukorras süüdi tunnen, kui ma väljendasin oma vajadusi, oma emotsioone või siis isegi ei väljendanud mitte midagi, olid lihtsalt niisama, järsku said kuulidega pihta, on ju. Et mida see süütunne tahab sulle öelda, mitte et sa läbi selle süütunde pead omaks võtma selle, et teine sind tahtlikult sõnadega tahab kahjustada, eks ole. Et see ongi jälle varjutöö ja enese sissevaatamine, et kui keegi trigerdab sind, siis sa ei viska seda triggerit tagasi, sa vaatad siia sisse, miks see mul üles tuli, miks ta mul seda peegeldas ja muidugi ka see teadlikkus, et ei pea edasi jääma sellesse situatsiooni. Aga vahest on nii, et see situatsioon peegeldub muudkui minevikust ülesse ja ei olegi reaalselt siin meie silme ees nii-öelda. See on ka jälle koht, kuhu vaadata. Et miks ta kogu aeg üles peegeldub, sest mingi mineviku teema seal on, nagu kaardid näitasid. Ja midagi tahab sinu sees minna transformatsiooni ja ära lahustuda. Ja kui ma nüüd vaatan natukene teise nurga all, see abivalmis inimene, see ei pruugi olla inimene, kes tuleb sulle abikätt sirutama, see võib olla inimene, kes ajab su nii pagana närvi, et see trigger tuleb ülesse ja sa saad selle lõpuks ära lahustada. Hingemaailmas või enne siia kehastudes me teeme kokkuleppeid. Kellega me kohtume, millal me kohtume, miks me kohtume. Ja teinekord ongi kokkulepped sellised, et kui mina ei ole selleks eluetapiks aru saanud, vaat sellest ja sellest kohast, siis sina tuled mind oma sõnade ja kuulidega pilduma, nurka suruma, et ma sellest aru saaksin. Ja vahest need asjad ongi niimoodi kokku lepitud, enne kui me kehastume. Ja see ongi tohutu abi meile, et me tuleksime oma kitsaskohtadest ja oma karmaringidest välja, sest me siin planeedil Maa õpime läbi selliste hetkede ja sellepärast ongi planeet Maa kõige raskem kool, kus õppida ja kuhu hinged valivad kehastuda, sest see õppimine käib natukene läbi musta huumori ja läbi karmi armastuse, aga mitte, et seda reaalsust liiga vastu võtta, siis tegelikult läbi selle õppetunni me jõuame kohta, mille nimi on kergus ja vabadus. Ja me oleme kõik teel sinna. Lihtsalt on vaja läbi näha nüüd need valukohad. Nõnda viisi. Selline sõnum nädalavahetuseks, ole tubli ja tšau!